Maarahva tervisekeskus on majaomanikele suveks edastanud raha põletamise vältimiseks hoiatuse: raha, mida ei raatsita panna katusesse, lendab korstnasse. Kahjude vältimiseks kasutage ainult kvaliteetset teraskatust. Näiteks Weckmannil on lai valik kvaliteetset terasplekist katuseprofiile, katuse lisatarvikuid ja turvatooteid alati soodsa hinnaga. Lisainfot saab www.weckmann.ee. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere, head kuulajad, alustab Digitund tehnoloogia uudistega 23. aprillil, siis kui kell on 8 minutit 11 läbi. Mina olen saatejuht Hans Lõugas, minuga koos juhib saadet Henrik Roonemaa ja meil on täna stuudios kolmandaks inimeseks külas meie korduv külaline Glenn Pilvre. Millest me räägime? Räägime sellest, et Google leiutas jällegi ühe uue, mis tegelikult ei olegi nii uus sõnumite saatmise tehnoloogia. Minu postkast, telefon, SMS-i-kast ja kõik muud võimalikud kommunikatsioonikanalid on olnud peaaegu pool nädalat umbes seetõttu, et inimesed nõuavad minu käest aknapesurobotit. Ma siis selle asemel, et kõigil ükshaaval vastata, räägin saates kogu tõe aknapesurobotist. Räägime ka üle sellest, mis on juhtunud Mark Zuckerbergiga viimase nädala jooksul, kui ta on lubanud kogu maailma inimeste andmeid ilusasti kaitsta. Ja me räägime veel mõnest minu kokkupuutest uue tehnoloogiaga. Ma ostsin uue telefoni, ma räägin sellest ja sellest, kuidas ka, mis on kõige keerulisem tehnoloogiaseade, mida inimene saab endale koju osta. Ma avastasin sellise. Ja lisaks veel räägime sellest ühest targast vidinast, mis teeb kõik vanad autod moodsaks ja nutikaks. Digitund. Ja nii, lähme Google'i sõnumiteenuse juurde kohe. Mõnes mõttes on see uudis selline déjà vu tundega, kus kogu aeg, iga aasta ütleb Google, me leiutasime uue viisi, kuidas sõnumit saata. Ja see alati juhtub kevadel, vaata, kuna on see suur see konverents on tulemas, on ju. Et mis Google I.O. on selle nimi ja see tuleb nüüd kas mais või juuni alguses kohe. Tavaliselt ta sellisel ajal on ja siis nad üritavad igal aastal uuesti sisse saada sellesse sõnumi maailma. Ja miks nad seda üritavad? Sellepärast, et nende positsioon on seal erakordselt kehv. Eelmine aasta nad tegid, oli vist eelmisel aastal, või tegid 2 äppi, Duo ja Allo. See võis olla 2 videokõnedeks ja teine on siis chati rakendus nagu WhatsApp. Ja Google'il on see probleem, et neil ei ole seal turul, nad ei ole kanda kinnitanud, sellepärast, et Apple elab iMessage'i peal. Ja siis teised inimesed elavad Facebook Messengeri ja WhatsAppi peal, osad veel Telegrami peal ja nii edasi, aga Google seal sõnumi maailmas, neil on Gmail, mis on täiesti teine asi, eks ole. Ja nad kogu aeg üritavad sinna sisse saada ja kunagi nagu pole saanud, kogu aeg on mingi häda sellega, et inimesed ei võta omaks neid. Oli veel enne neid, olid ju veel, siiamaani töötavad sellised asjad nagu Google Hangouts, kes on proovinud, see on ju ka samasugune asi, mis on siis kuskil seal teenuste sees, kuskil kunagi Google Talk, Google Voice. No ükski neist pole jõudnud selliseks nagu normaalseks suhtlusvahendiks, mida inimesed omavahel kasutavad. Ja mis on siis nende lahendus? Google Chat kõlab nagu uus äpp, aga see tegelikult ei ole lugu nii lihtne. See Google Chat ei ole lihtsalt uus Google'i äpp, mis toimub nagu äpina, et kus telefonis see äpp on, siis saad sõnumeid vahetada, vaid mobiilioperaatori teenus on seal all. Ehk nagu SMS ei ole üks äpp telefonis, SMS on tegelikult see, mida müüb sulle operaator, et näed, tänapäeval juba on see tasuta SMS-id iga kuu on ju, aga see käib läbi operaatori tehnoloogia. Kui operaator seda toetab, siis saad saata SMS-i. Kui neil on see vastav kast oma keskjaamas kuskil, eks ole. Ja kui ei ole, siis ei saa. Et see RCS on siis, mis see lühend tähendab? Rich Communication Services. Et on siis uus põlvkond selle SMS-i asemel. Simple. Simple Messaging Service. Short. Lühisõnum. Teeb sama välja. Et see on siis tehnoloogia, millega Google loodab, et nende uus chat hakkab tööle. Aga kas ma saan õigesti aru, et Google'i seos on sellega siis, kuidas ma ütlen, et see RCS ei ole siin otseselt nüüd mingisugune Google'i lobitöö, vaid see on see ongi hästi keeruline lugu. Et RCS on tegelikult, nagu Hans ütles, see on SMS2. Just. Et ta on SMS, mis käib just kui üle andmeside, sa saad saata pilte, videosid. Ja mis ikkagi on nagu sügavalt siis telefonides hakkab olema sisse ehitatud nagu Google'is sõltumatult. Ja see RCS on tegelikult vana asi. Ta on, ma ei mäleta, kas 2010, 2011, ma ei tea, mingil sellisel ajal tuli see standard juba välja
ja operaatorid ei ole seda suutnud ise kehtestada. Seal nii palju, kui mina aru saan, on palju probleeme, sellepärast et erinevad operaatorid on seda kuidagi, kui nad üldse on seda tööle pannud oma võrgus, siis igaühel on mingisugused oma väiksed sellised seadistused tehtud, et nad vist ei ole üksteisega kuidagi ühilduvad ja no ühesõnaga me teame, et keegi ei kasuta seda asja, eks ole. Ja nüüd siis nii palju, kui ma aru saan, siis Google tahab tuua need nüüd ikkagi sundida operaatorid kõik ühe mütsi alla, et teeme nüüd siis sellise RCS-i, mida kõik üle maailma toetavad ja mis saab selleks SMS2, et lõpetage ära see, et iga operaator seal midagi natukene kapoti all teeb ja lõhub siis selle ülemaailmse ühilduvuse ära, et teeme siis seda nii-öelda Google'i mütsi all natukene, aga et kõik teevad ühte moodi ja nimetame seda siis, ma ei tea, Google Chatiks või kuidas nad seda tahavad nimetada. Aga seal all on ikkagi see sama RCS, eks ole, mis siis oma olemuselt võiks sobida ka kokku nende telefonidega, mis ei ole Google'i telefonid, on ju neid ka maailmas, eks ole. Aga seal on see häda, et sa pead, et seda peab toetama sinu telefon ja seda peab toetama sinu operaator. Ma loen siit praegu, et 2012 tegelikult juba tuli RCS, aga siiski alles 2016 ja 2017 on tulnud nagu sellised tõsisemad reliisid. Jaa, aga nagu me teame, et me ilmselt ei tea, keegi ei tea kedagi, kes kasutaks RCS-i, aga me kõik teame kedagi, kes kasutab Facebook Messengeri ja WhatsAppi. Seda küll, ja ka SMS-i mina. Ja SMS-i ka veel endiselt. Ja Google tahab nüüd siis selle kuidagi tööle panna, aga ta sõltub seal õudselt operaatoritest, et kas operaatorid nii-öelda viitsivad selle kasutusele võtta ja mitte viitsivad ainult, vaid et operaatorid peavad ikkagi kulutama täitsa korraliku summa raha, et see vastav kast või tarkvara või mis iganes see on, see tehnoloogia endale võrku osta. Ja samas ikkagi peab ka ütlema, kas või selle sama tehnoloogia kaitseks või ka SMS-i kaitseks, et ka mina kasutan SMS-i ühel põhjusel suhteliselt palju, sest ma tegelikult kunagi võib-olla väga täpselt ei tea, kas see inimene kasutab parajasti mingit chati või iMessage'it või mida iganes, kas ta on online. Kui ma võtan oma ise telefoni kasutusse uue, siis selleks, et mul mingisugused chatid ja asjad seal töötaks, ma kõigepealt neid installeerima, aga SMS-i ma ei pea installeerima. No tegelikult kogu sellele jamale on üks väga lihtne lahendus. Võtmed on Apple'i käes. Tooge iMessage Androidile ka. No, kogu see küsimus oleks lahendatud. Aga kuna Apple seda ei tee, ma ei tea, poliitilistel, tehnoloogilistel, mis iganes põhjustel. Majanduslikel, ma ei tea. Et siis nüüd Google peab seda, Google'il on võimalus seda uuesti proovida. Aga selle RCS-i puhul üks asi on veel oluline. Ta ei ole krüpteeritud. Ma tahtsin öelda, et privaatsus sellise sõnumi vahele tuua, et me tänapäeval eeldame, et me omavahel saame sõnumeid vahetada privaatselt, keegi ei saa vahelt neid kuulata pealt, ei see teenusepakku ise ka. Ja mitte põhjus on selles, et meil kõigile midagi varjata, vaid me teame, et firmad lekitavad andmeid, tahtmatult või tahtes andmed lekivad. Krüpteerimine tagab seda, et midagi paha siis välja ei lähe. Ja WhatsApp on krüpteeritud, Facebook Messenger juba Facebook ütleb on krüpteeritud, kõik palju veel turvalisemad sõnumi äpid on, aga nagu SMS on täiesti avatud. Kõik saavad lugeda, kes operaatori võrgus põhimõtteliselt, nii-öelda kõik, mitte päris iga Mats tänavalt, aga see ei ole krüpteeritud, nii samamoodi RCS ei ole. Ja Eesti kasutajad, kas meile tuleb siis ka meie õuele see uus Google'i äpp? No suur hulk maailma operaatorid on sinna lipu taha joondunud, et proovime siis selle tööle panna koos Google'iga. Kõige lähem meie jaoks on Rootsi Telia, kes seda parab Rootsis, ja Eesti Telia ütles mulle kommentaariks, et me vaatame, mis Stockholmis toimub, kuidas seal läheb ja siis paneme meil ka. Ja teine Eesti operaator Elisa ütles, et nad investeerivad sinna tehnoloogiasse, aga ei tea veel, analüüsivad veel, et kas see RCS tuleb meile veel. Ühesõnaga, kõik on väga lahtine, et ei tasu võib-olla, ei tea, kas me üldse räägime sellest asjast siin saanud. Ma arvan, et oluline ka see, et ega keegi maailmas otseselt täna ei oota seda RCS-i või Google Chati või inimesed on tegelikult juba mujal, trükivad teistes äppides. Aga ainuke asi tõesti, mis on ju, kes on iPhone'i kasutajad, need teavad, kuivõrd mugav on see, mida Apple tegi ju ammu ära, on see iMessage'i süsteem. Et sul on üks äpp, kus ta saadad sõnumeid ja sõnumid on kas rohelised või sinised. Kui nad on sinised, siis sa saadad läbi, siis on okei, on ju. Siis ta on krüptitud, läheb läbi Apple'i, on see Apple'i, sa võid saata pilte, videosid, see kõik on tasuta. Ja kui ta on roheline, siis see on SMS, kus põhimõtteliselt ei saa midagi saata. Ei no miks Apple või mis seal veel tore ongi see, et tegelikult kasutaja jaoks näeb see iMessage välja mõnes mõttes isegi nagu segavalt nähtamatu, et kui sul ühes seadmes asi ei tööta, siis tuleb sul see ting-tong, eks ole, teise iSeadmesse, kolmandasse, et põhimõtteliselt sul on kodusel Mac ja iPhone ja iPad ja keegi sul helistab, see on päris hull lugu, sest et kõik need helisevad, eks ole. Tegelikult sa saad nüüd alati need kätte, et tegelikult või et ütleme, et Apple'il on õnnestunud see ikkagi teha ka ilma igasuguse operaatori poolse otsese
sekkumised väga hästi ära, mis nagu Androidi puhul ei tohiks ju midagi ületamatut olla. Kõik võtavad Androidi, panevad oma SIM-kaardi sinna sisse ja ongi ju kasutades seotud. Ei vaata, see ei ole nii lihtne, sellepärast et eriti USAs, kus on suur turg, kus on väga operaatorite keskne turg ja operaatorid kustomiseerivad oma telefone väga kõvasti, nii et see põhimõtteliselt operaatorid võivad hakata jonnima, mitte ainult USAs, vaid näiteks ka Hiinas. Apple'iga jonnida väga ei saa, kõik teavad seda, et aga Google'iga, kus sul on neid Androidi tootjaid on 100, eks ole, ja telefonimudeleid on väga palju, siis lihtsalt osad operaatorid võivad öelda, et jah, meie võrgust see nüüd küll ei käi. Küsimus ongi pigem selles, et kui palju see teksti bittide jada läbi saatmine peaks üldse operaatorit mõjutama või huvitama, et kuidas see nagu standard siis luua. No küll see huvitab. No võt, lähme siit väiksele pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Räägime kodusest kodule lähemal olevatest asjadest. Henrik, sinul on nüüd uus elanik kodus. Jaa, ma täitsa juhuslikult komistasin Amazonis aknapesuroboti otsa. Need on olnud ju, me oleme ammu igasugustel messidel neid näinud. Kõige kuulsam tootja on Winbot olnud, kes teeb selliseid kandilisi. Ja ma ei ole julgenud osta, sest nad on olnud suhteliselt kallid ikkagi seal 300-400 isegi rohkem eurot ja need kasutajate hinded, kui ma Amazonist olen vaadanud, on ikka väga kehvad olnud, see on 2, heal juhul 3 tärni 5 ja nüüd on siis väljas mingisugused, mis on natuke näevad teistsugused välja, on selline 8-kujuliselt, on 2 ümmargust pöörlevat, mingi fliislappi on nagu all ja muidugi selle toote kirjeldus Amazonis, ma võin selle ette lugeda, see on väga meeleolukas. Window Cleaning Robot, AlphaWise S60, Magnetic Window Cleaner Robot, Window Robot Washer, Vacuum Cleaning Mop for Tiled Glasses, Tiled Wall, Window Remote or App Control with Safety Rope White. Selline sõnad on kokku pandud. Selline et kuidas iganes sa otsid, sa leiad selle üles. Aga mis on huvitav? Ma olen väga üllatunud, kui hästi ta oma tööd teeb. Hind on 300 naela pealt on Briti Amazonis 170 peale tõmmatud ale ja tegemist on mingisuguse Hiina asjaga, et ega kasutusjuhend oli suhteliselt meeleolukas lugeda ja no nagu nende Hiina asjadega siiski on, aga ta töötab. See on kõige suurem üllatus minu jaoks, et ta päriselt tegi mul aknad täitsa üllatavalt hästi puhtaks. Räägi korra nüüd põhitõed ära, sa paned ühe suure mitmekilose, ma ei tea, palju ta kaalub, üle 10 kilo. Ma ei tea, võib-olla pool kilo on. Kerge asja, ta sees on aku vist, aku pealt töötab. Ei, tal on juhe küljes, aga tal on ups on sees, et kui sul juhe tuleb seinast välja, siis ta ei kuku alla. Ühel pool on siis nagu see juhtmegu pool ja teisel pool on siis see pool, kus ei ole. Jaa, ta käib need lapid vastu. Ei, ta on tegelikult magneetik, ta küll ei ole minu meelest, ta hoiab vaakumiga. Ta on nagu tolmuimeja põhimõtteliselt, tõmbab ennast vaakumiga akna külge. Ei, no see teine pool. Või tal teist poolt ei olegi? Ei ole. Mina olen näinud, mulle tundus, et on selline seade, mis on kahepoolne, ja et see on nagu ühepoolne. Ma olen näinud selliseid, kus teisel pool on ka midagi. Ja ta siis teeb kahe poolega? Jaa, et ta on nagu kahel pool akna peal. Et selles mõttes... Ei, tema ei ole. Ta on siis 2 ümmargust lapikest, millega ta siis sahistab mööda akent ringi ja teeb aknad puhtaks. Ma vaatan siin praegu Kuku Raadio stuudiot vastu Järvevana teed, päike paistab peale, et need aknad on ikkagi hästi välja porised lausa otse öeldes. Siis no, tuleb jääda nüüd mõistuse piiresse, ta on ikkagi nagu päris kõike, eks ole, ära ei tee, et minul olid ka osad aknad olid suhteliselt porised ja siis peab neid lappe tihti vahetama ja siis ma lasin tal nagu mitu, on väike pult kaasas, sellega ise ütled, kuhu poole ta siis peaks minema. Ta nagu teab ka niivõrd kuivõrd, et ta on juba üle käinud sealt. Ta teab, ta läheb teatud, ta on nagu putukas põhimõtteliselt, ta läheb mingi teatud loogika järgi, nii kaua kui põrkab vastu seina ja siis läheb teisele poole. Põhimõtteliselt seda loogikat, et ta on juba kuskilt ära puhastanud, seda nagu väga ei tundu olevat. Ei, aga tal on oma selline liikumistrajektoor, mida ta jälgib. Näiteks sa võid öelda, et hakka puhastama siit liikudes üles. Siis ta liigub akna üles serva ja kui üles serva jõuab, siis hakkab käima paremale vasakule, tuleb ise natukene allapoole. Ja siis käib akna üle. Käib terve akna üle ja siis kui sa tahad, et ta läheks mingisse eriti musta kohta, siis võid puldiga juhtida, et mine sinna, et sahista nüüd seal natukene aega. Sul jäi üks koht vahele. Aga kui sa kasutad väljast poolt, siis see juhe kuidagi peab sul minema aknast õue ja akna vahelt õue, tal ongi köis on ka kaasas, väike karabiin on seal küljes, et paned radika või ma ei tea, tooli jala külge kodus kinni. Kui ta alla kukub, siis ta jääb sinna juhtme külge. Ta jääb tolknema, et ta kellelgi päris pähe ei kuku. Et minul kukkus ta mingil segasel põhjusel, mul oli 2 korruse jagu aknaid ja ühelt aknad kukkus tõesti alla. Õnneks toa sees pool, paari meetri kõrguselt jäi terveks, ma ei tea isegi miks. Et mingi häda tal siis oli, aga see oli jah, niimoodi, no ütleme, terve, ta üks pool päeva sahistas mul seal ja ühe korra kukkus alla, nii et see köis tasub kinni panna. Aga ülejäänud aknad jah, käis üle
ja noh, tõesti tal on omaette, kuna need lapid on tal ümmargused või need rattakesed, millega ta siis roomab mööda akent, et siis nurkadest jääb selline imeväike osa, mida ta ei tee. Kui aknad on hästi porised, ausalt öeldes tasuks ikkagi suurem sodi maha tõmmata ise, kui vähegi võimalik, et noh, ta kui sa ikka aasta otsa pole aknaid pestnud ja elad mingi suure liiklusega tee ääres, et sa ei saa päris kõike oodata sellelt robotilt. No see on nagu kodune tolmuimeja robot, et kui sa aasta otsa kodus ei korista. Ja lased selle väikse asja ühe korra sealt üle, eks ole, et noh siis midagi ta nagu teeb, aga et noh puhtaks ei tee. Aga täitsa hästi toimib ja noh selle raha eest, kellel on aknad, ma küll ausalt öeldes julgeks neid ettevaatlikult soovitada. Need on ka muidugi, kui aknaid ei ole. Kellel on palju aknaid, et ei viitsi käsitsi vesta, aga veel on oluline on see, et tal on aknaraame vaja. Et ta saab selle, kui ta põrkab vastu aknaraami, siis ta saab aru, et nüüd ei tasu edasi minna. Kui paljudel näiteks rõduklaasid on sellised, mis on ju ilma servadeta, et siis ta sealt läheb lihtsalt üle kukku alla. Ja no ilmselgelt ikkagi, kui see aken on ka selline, ütleme klaasipinnad on pisemad ja mingid võib-olla vanemad majad või seal on nagu keerukas teha. Kui sul on jah, näiteks elad vana linnas, kus sul on need ruudustikud, et siis ta ei mahu sinna lihtsalt ära, et siis tal ei ole seal midagi teha. Aga toimib. Ühesõnaga kodurobotid tulevad ja töötavad juba. Ja ma olen kindel, et järgmisel aastal tehakse mingisugune parem sarnane robot ja võib-olla veel odavam, eks ole, ja võib-olla veel selline, mis ei lähe üle ääre alla ja nii edasi. Nii et mina julgen öelda, et minu aknad on puhtad ja noh, ütleme, parima tulemuse saamiseks tasub pärast kuiva lapiga need mõned triibud, otse päike peale paistab, siis ikkagi mingid triibud jäid näha. Aga käid kuiva lapiga üle ja siis ei no selle üks võib-olla olulisemaid asju, kus siuke robot abiks on, kui on aken, kus sa tõesti ei ulata, sa ei saa, ei käi lahti ja siis sa pead seal tegema midagi väga uut. Aga kui sa ei ulata, kuidas sa ulatad selle roboti sinna siis kinnitama? Ei, ta ise sõidab sinna ju vaata. Saab noh, kuhugi ikka ulatud, nii palju sa pead ulatama, et sa kuhugi klaasi külge saad ta kinni panna. Kaugel ka ära. Siis ta käib seal kaugel, natuke hirmutav oli vaadata küll, kuidas ta kaob vaateväljast seal ja midagi sekendab ringi. Ja paljud on küsinud ka, et kas sinna käib mingi klaasipuhastusvedelik nagu sisse või kuidagi ei käi sisse, et sa võtad tavalise selle sprei mingisuguse peegli või klaasipuhastusvahendi ja lihtsalt lased need lapid märjaks ja siis kui sa tahad, lappe tal tuli terve posu oli karbis kaasas, et ausalt tasuks vahetada, sest ja ta kuidagi siis ka kuivatab ka, et pärast mingeid ümmarguseid triipe. Tegelikult on niimoodi, manuaalis oli kirjas, et tee üks lapp märjaks ja teine jätta kuivaks, et siis ta nagu tõmbab märjalt üle, järgmise käiguga kuivatab, aga mul olid aknad ka suhteliselt mustad, nii et ma lõpuks tegin need mõlemad märjaks ja sõitis sealt üle. Et ja pärast sa võid alati, kui sa viitsid lasta tal siis 2 kuivalapiga veel üle sõita ja sellised on võimalik temaga läbi rääkida selles osas, et mida ta teeb. Nii, meil on veel paar minutit enne pausilinekut aega. Kas me jõuame ära rääkida, mis juhtus Mark Zuckerbergi eelmisel nädalal või me ilmselt 2 minutiga seda ei jõua? Aga Glenn, sul oli kaasas, räägi kiirelt ära, üks asi, mis teeb mobiiliga filmimise väga mõnusaks. Ma ei jõua 2 minutiga. Me nüüd vaidleme, nüüd on ainult 1 minuti järgi, meil on väga jah. Ma võin võib-olla rääkida seda, et ma käisin IFA pressikonverentsil, kus Sharp näitas maailma esimest nii-öelda müüdavat 8K telekat. See on siis 4 korda rohkem piksleid kui 4K telekas. 16 korda rohkem kui Full HD, mis siis nüüd peaks tulema müügile hinnaga umbes 13 000 eurot või sinna kanti. Ja kuidas pilt oli? Pilt oli terav. Ütleme nagu, et pilt on sama terav nagu 15-tollisel Full HD ekraanil. Ainult ta on 70-tolline ja 8K. Ehk et kui ma olin midagi valesti arvutanud, umbes sinna kanti 16,5 küll jah. Ja tegelikult sa jagad selle diagonaali kohaga, mida ma tahan siis pika ja segase jutuga öelda, et sa pead vaatama seda peaaegu nina vastu seda ekraani. Siis on terav. Siis sa näed silmaga, et ta on teravam kui nii-öelda tavaline, ütleme siis 4K või no ühesõnaga telekas on 12 000 oli sa ütlesid. No sinna jah, seda täpselt isegi praegu kuidagi prognoositud, tuleb müügil ainult muide Euroopas, et mitte Ameerikas vist praegu seisu. No aga siis ma jõuame jälle sinna juurde, et me oleme rääkinud viimased aastad, et 4K sisu ei ole, filmi sarju nüüd vaikselt juba on, et on mingi Netflixid ja küll aga see telekas siis ka teeb ikkagi seda nii-öelda üleskaleerimist loomulikult ka, kui hästi või halvasti. Aga põhimõtteliselt sa ikkagi saad selle ühe loodusklippidega selle Blu-ray plaadi ilmselt, jah. Ja aga ütleme, kui sul on ikkagi 70-tolline 8K ekraan ja sa pead vaatama seda umbes 20-30 sentimeetri kaugusel. Kui on selline elu inimesel. Siis tekib ka küsimus, et sinna nurkadesse vaatamiseks sa peaks lihtsalt sa peaks palju vaatama ringi. Muidu sa nurkasid ei näe. Jääme ootama siis, millal see jõuab meie stuudiosse. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Läheme digitunniga edasi ja räägime ära korra selle, mis seisus on nüüd Mark Zuckerberg oma viimaste nädalate kuumade uudistega, kellel hoitakse väga teravalt silma peal nii Ameerikas kui Euroopast selle tõttu, et Facebookist kipuvad inimeste andmed lekkima. Eelmisel nädalal käis Ameerikas tema kohtumas Andrus Ansip, Euroopa Komisjoni siis asepresident. Istus maha, rääkis juttu ja Zuckerberg lubas talle, nagu pärast öeldi, lubas talle, et kui Euroopas tulevad nüüd väga ranged andmekaitsereeglid, see uus määrus, mis maikuus saab kehtima, siis Zuckerberg laiendab seda üle kogu maailma. Euroopa kõige kõvemad privaatsusgarantiid töötavad üle kogu maailma 1,5 miljardile inimesele, kes kasutavad Facebooki väljaspool Euroopat. Kõik plaksutasid, nii-öelda väga tore, kõik on hästi. Aga kohe peaaegu pärast seda selgus, et need on ilusad sõnad ja juriidiliselt vist ikkagi nii ei hakka olema. Sest et Facebook on leiutanud väga kavala viisi, et kui sa oled ka Ameerika miljonitest kasutajatest mõni inimene, kes Facebookis käib, ja siis tegelikult sa sõlmid lepingu Facebooki Iirimaa siis esindusega, läbi mille Facebook raha liigutab. Kust kaudu oli eeldatav, et kui nad seal Iirimaal kehtivad, siis Euroopa andmekaitsereeglid siis kehtivad seal ka kõigi teiste inimestele. Need siis samad andmekaitsereeglid Ameerikas, mis on Euroopas, kuna see on läbi Iirimaa allüksuse liigub raha. Aga kokkuvõte on siis selline, et kuigi sõnades kõlab see väga ilusasti, siis juriidiliselt tuleb välja, et me püüame täita seda sama mõtet, mida te Euroopas siin eurooplastele andmete puhul kaitsete ja vaatame, kuidas see välja kukub. Mis on siis selline kaval viis, kuidas öelda, et me ütleme, et rahunege maha, aga tegelikult, mis juhtuma hakkab, ilmselt on kogu asi Facebookis jätkub nii, nagu siiamaani on jätkunud. Nii et selge on see, et eurooplastele vähemalt 25. maist, kui uus andmekaitsemäärus kehtib, peaks mingisugused olud muutuvad kindlamaks ja me saame seda kontrollida siis, kui me vaatame pärast seda maikuu lõpus näiteks milliseid andmeid Facebook meile näitab ja mida me juhtida saame. Aga need sõnad, et siis üle kogu maailma Zuckerberg laieneb seda andmekaitset, tundub, et on jäänud tühjaks, soojaks õhuks. No ütleme, üle kogu maailma meile siin Euroopa liitlastena vist ka erakordselt oluline ei ole, et küllap nad nende Euroopa nõudmisi ju hakkavad ikkagi täitma, et ma arvan, et selles osas me ei pea väga kahtlema, et need trahvid ja need reeglid on ikkagi väga karmid, mida ma tean inimesi, kes ka Euroopa Liidust, mitte küll Eestist, aga Euroopa inimesi, spetsialiste, kes ütlevad, et nad on otsustanud oma Facebooki konto kustutada, aga nad ootavad sellega 1. maini, sellepärast, et neil ei ole praegu usku sellesse, et kui nad oma Facebooki konto kustutavad, et siis Facebook tegelikult ka need andmed ära kustutavad, mida siis andmekaitsemäärus vist nõuab, et kui ta nüüd mais kehtima hakkab, et 1. mail kustutavad ära ja siis kogu Euroopa Liidu jõud nende taga. No nagu üldse väga põnevad seaduse sätted jõustuvad sellega, näiteks nagu peaks seadus lubama inimesel viia oma andmed ühe teenusepakkuja juures teise juurde. Et saad Facebookist oma andmed viia siis kuhugi. See, et kas ma saaks, kui ma tahan Facebookist oma andmed endale ka. Seda saab praegu juba. Sa saad kõikjad endale. Väga tore. Google'ist saab ka igalt poolt saab alla laadida selle sodi, mis sa sinna oled siis pannud. Huvitav, ma teen pärast uue konto, kas ma saan ühe nupuvajutusega, mis saab kõik tagasi samamoodi ka. Võt seda ma ei tea, aga siin osad inimesed on teinud ka võrdlusi, et laevad näiteks kõik oma isiklikud andmed Google'ist versus Facebookist, eks ole. Facebookist see faili suurus on tegelikult väga väike. Aga ta kuidagi pakib need kokku. Ta pakib need kokku ja ajajooned ja see kogu siin 10-aastane mingi ajalugu Facebookis on, ma ei mäleta, võib-olla mõnisada megabaiti kui sedagi. Mingi selline suurusjärk on seal, aga Google'is on see gigabaitides. Ja siis nad teevad selle pealt mehaanilise järelduse, et näete, et me siin võtame kõik Facebooki kallal, et proovige Google'it, et kui palju Google teie teab, et kui sa lihtsalt võrdled seda andmemahtu gigabaitides. Aga see ei ole päris täpne, sellepärast, et Google'is sul on Gmail, seal on igasugused attachid, eks ole, ja Google'is on seda audiovisuaalset datat oluliselt rohkem, ma arvan, kui Facebookis. Pildid, videod. Facebookis on mingi kogus ka, aga ma arvan, et Google'is on inimestel seda palju rohkem. Aga tuleme nüüd audiovisuaalsete andmete loomise juurde, selline sissejuhatus, Glenn, siis sinu uuele ühele vidinale, mille nimi on DJI Osmo 2. Osmo Mobile 2. Oleme täpselt Osmo Mobile. Anna mulle Osmo Mobile 2 korra kätte. Tahta sisse lülitada. Ühesõnaga see on, kuidas selle kohta ilusasti eesti keeles öelda, see on siis hoidik, mille külge saad panna mobiiltelefoni. Jaa, mis Glenil on uus mobiiltelefoni hoidja. Millega saad ka tegelikult ju rääkida, selle kõrva äärde ka panna, kui väga vaja on. Et ega miks ta võib-olla nagu erakordne on,
on see, et ta siis nüüd maksab vähe. Ehk et see tuli välja vist umbes aasta tagasi või natuke rohkem, kui DJI siis tegi sellised Mobla hoidiku, mis hoiab ennast paigal. Eesti keeles on selle nimi muide kardaanriputi. Mis asi? Kardaanriputi. Selge, sul on uus kardaanriputi. Uus kardaanriputi, mis on küll püstises asendis, ta ei ripu. Aga peale seda Hiina konkurendid siin erinevad nimed tulid välja selle seadme, mis maksis palju vähem, et teadupärast esimene oli siis üle 300 €, kuskil kas 360 lausa või. Ja et ühesõnaga kallis ja nüüd see on siis üle 2 korra odavam. See on väga lahe, kui keegi ei tea, mis siin kardaanriputi, siis põhimõtteliselt mõelge olümpiamängude peale, siis seal jookseb sportlaste vahel staadioni ringi üks mees, kellel on seljas tohutu hunnik asju ja nimetatakse steadicamiks, mis tal siis liikumise pealt võimaldab filmida paigal olevat pilti. Ja põhimõtteliselt see väike vidin teeb sama asja ju, sest sa saad mobiiliga filmida joostes, kõndides pilti, mis on täiesti paigal. Jah, et ega ta selles mõttes täna enam ilmselt enamike tehnikast vähegi kuulnud olevate inimesteks midagi väga uut ei ole, et droonide ja kõikide muude selliste vidinate küljes ju need 3 sellised teljelised kardaanriputid just nimelt ongi, et aga lihtsalt kuna ta nüüd maksab vähe, suhteliselt vähe, eks ole, mis et palju vähe. Ma loodan, ma ei valeta, kas see oli 140 €, või oli 149 või oli 139, et igal juhul üle 2 korra vähem, kui ta siis kunagi maksis. Aku peab vastu nagu üüratult kaua, ehk et 15 tundi, ennem pidas ta vastu mingi mõne tunni, et siit sa saad nagu mobiiliakut ka laadida, et siin on see USB port tagas, võid panna isegi juhtme Mobla akusse sellega laadida ja ta teeb ka igasuguseid muid selliseid nutikaid asju veel peale lihtsalt paigal hoidmised, et sa võid panorampilte teha niimoodi, et sa lihtsalt sirutad oma käe välja, ütled, et tee minust panorampilt või sellest, kus ma olen ja siis ta klõpsib kuni 27 fotot. Nii et ta keerab ise seda telefoni selle. Ma annan sulle tagasi, selle asja otsa, siis ta paneb pärast selle panorami kokku, eks ole. Või siis, et sa tõmbad kellegi näo ümber siin kastikese, eks ole, ja siis ta hakkab kohe trackima seda nägu, ilma et ma ise peaksin siin näiteks praegu Hantsu kaadris hoidma, nüüd telefon hoiab teda ise kaadris, eks ole. Ja teine väga oluline ju kasutusgrupp on, et tänapäeval üha rohkem inimesi, ma ei hakka hinnanguid andma, aga filmivad ennast, pildistavad ennast kogu aeg. Ja sa saad hoida seda käes ja ennast filmida niimoodi, et sa oled väga ilusas paigal olevas professionaalses kaadris. Kõigi YouTuberite lemmiksaade. Sa ei pea nagu muretsema sellest, kas sa ise jääd peale, eks ole, et sa keerad nii-öelda telefoni enda poole, tõmbad enda ümber kasti ja sa võid siis teha kõike ja jääb seal juures. YouTuberid teevad neid reisivideosid eriti, kus nad kõnnivad mööda tänavat ja ütlevad, et olen siin jälle päikselises Hispaanias. Ja siin saad ka telefoni keeratavat, kui keegi tahab, et meeldivad need püstised videod, et nii-öelda jääksid mustad servad, siis see võimalus on siin olemas. Et siin on võimalik keerata see klamber siis nagu viltu. Aga muidu mida peab ütlema, et parajasti ka testisin siin just Sony uut telefoni Xperia XZ2, mis osutus ilmselgelt umbes 2 korda liiga paksuks selle gimbali jaoks. Nii et seal on see, et paksud telefoni ei mahu? Ei mahu, et siia mahub kuni 8,5 mm telefon ja siia paksem telefon kohe mitte ei mahu. Ja nii et kui ütleme nii, et see on tegelikult väga lahe lisavidin, mis sellise hinna juures on juba täitsa äge. 300 € on ta nagu natuke palju, et lihtsalt osta, aga poole odavamana. Kui sul on ikkagi rohkem filmimist ja reisi peal tahad filmida, siis väga äge. Just nagu rõhksõnal ikkagi rohkem filmimist ja kui sa viitsid taga nagu nikerdada. Sest kui sul tegelikult väga palju filmimist ei ole ja sa lihtsalt tahaksid teha oma sõpradest või lastest, kellest iganes telefoni klippe, siis sa ei pea selleks tegelikult jamama nüüd selle stabilisaatoriga, aga kui sa tõesti oled see inimene, kes filmib palju ennast ja võib-olla siis ka aegalt teisi ja seda kokku on tegevust palju, siis ta tegelikult selle raha eest on päris kihvt, peab kaua vastu. Ma vaatan, et tal on siin all on ka statiivi kinnitus. On küll, jah. See ilmselt lisab ka. No ta on natuke sellest, kui keegi veel küsib, et mis originaalist muutus, sest see kunagine Osmo või aastatagune esimene mudel, sellel oli tegelikult ka väga ägedad autokinnitused ja kinnitus oli natuke rohkem, et siin nüüd sellel uuel on need ära nagu ratsitud, aga siin on siis all kinnitus, et ja siin ei ole enam mikrisisendit, eelmisel näiteks oli. Ma just tahtsin küsida audio kohta, et mis see huvitav selline YouTuberi audio setup peaks nagu eks ta täna on nii mõnedki inimesed siin nagu natuke pettunud, kellel on selline telefon, kus ei ole enam ka 3,5 sisendit, nagu paljud telefonid hakkavad olema ja kes ennem tahtsid kasutada selle Osmo mikrofoni sisendit, et panna siia mingi Rode mikrofon või midagi küll, siis nüüd enam ei saa. Sest kui sul on nüüd iPhone ja nüüd on see, siis sul seda juhet pole enam pista kuskile, siis sa pead rahulduma siis. Jah, või tegelikult kui sa ikkagi head audiot tahaks, siis igal juhul tasuks panna väike diktofon, kas või ostad 100 € mingisuguse diktofoni ja paned taskusse eraldi ja pärast süngid selle heli ära, et see on tegelikult igal juhul mõistlikum. Sul on vähem juhtmeid ja vähem jamamist. Jah, et ilmselt väga sisulist miinust sellest ei saa nüüd teha. Et see huvitav komplekti saab niimoodi kokku ja taskukohase hinnaga ka. Selge, aga lähme siit väiksele pausile.
digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Läheme digitunniga edasi ja Glen kohtus ühe seadmega, mis lubab ületada põlvkonna vahed autotööstuses. Teame, et kõik moodsad autod on ju väga nutikad, samas veel mõned aastad vanad autod on disainitud ja ehitatud tegelikult võib-olla 10 aastat tagasi ja selles mõttes täitsa nagu tehnoloogia mõttes üsnagi aegunud. Aga see seade, sa ütlesid, lubab selle vahes ületada? Jaa, üks Saksa startup on, kes demonstreeris nüüd seal IFA pressikonverentsil siis oma leiutist, mida nad suurelt lubasid presenteerida sellel IFA-l, mille nimi on Chris. Ja Chris on siis selline auto Alexa või kuidas me ütleme, need nagu Amazonil on ja need teised rääkivad purgid või hääleassistendid siis. Ja selle mõte on pigem siis see, et kui nüüd küsida, et miks ma ei võiks panna lihtsalt oma mobiiltelefoni autosse ja sealt Waze'i vaadata, siis selle mõte on ikkagi see, et sa saad temaga suhelda suhteliselt vabas vormis häälega. Ja saad öelda, mis sa tahad ja kuidas sul tuju on ja kuidas tal tuju on ja tema vahendab siis seda infot sinu mobiili ja auto vahel. Ehk et on nagu pisikene purk, mis Bluetoothiga ühendab nii sinu mobiiliga kui autoga. Et kui sa istud oma moblaga sinna autosse, siis sinu mobiil läheb tegelikult klõpsti sinna külge ja seesama tema on siis otsapidi ka auto küljes. Et näiteks, mis kaudu auto küljes? Bluetoothi kaudu. Okay. Ta on nagu seal vahel. Nii. Ehk et kui näiteks sul auto toetab seda Bluetooth igasuguseid profiile ja hands-free'sid, siis see Chris istub seal vahel ja tegelikult sina nagu siis räägid seal Chrisiga, sa võid vehkida ka kätega, ta tunneb žeste ja asju, ma ei täpsemalt mingi kaamera väike siis. Ja ta tunneb nagu mingid sensorid ja kaamera on, nii et põhimõtteliselt sa saad seal just kaarti asju kuidagi zoomida, nii et sa ühe käega vehid või teed midagi või sa näitad mingid võib-olla ebatsensuurseid käemärke, siis ta teeb midagi ja nagu ta saab sinu käemärki. Mida ta suudab sellele autole siis teha peale selle, et ma ütlen, et vahetada raadiokanalit? Sellest sõltub ilmselt autost, et nad seal ka äguselt oli jutt, et on seal võimalik ka mingi OBD ühendusega teda siduda kuidagi nagu rohkem peale auto hingeeluga, kes just kui tahab. Aga tema nagu algne või peamine mõte on just see, et sa saaksid autos häälega suhelda ja kätega vehkida, ilma et sa peaksid siis mingit mobiiliekraani näppima, et oma sõnumeid saata või kuulata neid või kõnesid algatada või navigeerida. Et loomulikult nagu Eesti regiooni jaoks ilmselgelt kohe see keele, meil on eesti keel ja see Chris räägib saksa ja inglise keeles praegu, nii et Saksa inglise keel on eriti keeruline. Ikkagi siis nagu tema teeb selle telefoniga seda, mida sina ka teeksid, aga ta teeb seda niimoodi, et sa võid öelda, eks ole, et helista oma vanaemale või saada talle see sõnum ja dikteerid talle selle, sa ei pea nagu selleks oma telefoni torkima. Aga mille poolest ta parem on kui näiteks Google'i see sisseehitatud Google või siis Siri? Ta ei saa ju rohkem teha. Ei, ma saan aru, et ta ei saa teha rohkem, aga ta komplekteerib nagu need teenused nii-öelda autopõhiselt sinna kokku, et see navigatsioon ja kõik tal on selline pisike ümmargune ekraanikene, mis on siis optimeeritud just ka nagu selleks, et eks ole, sa ei pea seal telefoni ekraanil midagi vaatama. Et loomulikult, ega ma ka teda niimoodi ju ei mingis süvatesti ei pannud, et mul tekkis sama küsimus, et kui mul on autos, eks ole, seal Android auto või midagi, et mille poolest ta nagu rohkem teeb. Et see nagu natuke jäigi segaseks, mille poolest teeb ta rohkem, aga sama hästi sa võid küsida, et mida see Amazon Alexa või kuidas omal kõiki neid võrdled, eks ole, või Google Assistant, et kuidas nad on erinevad. See Chrisi point siis nende tegijate sõnul on just selles, et on nagu autos see sama asi, mis on siis optimeeritud nagu auto sõiduohutust silmas pidades, eks. Väga lahe, loodame, et Chris jõuab siis sinna kaugele, kus meil juba Alexa ja Siri on. Ja muidugi see käemärkide asi, selle üle oli väga uhked, tõepoolest nendest käemärkidest sai nagu aru, ta sai aru, et kui sa kätega viipad sinnapoole või teise poole, et siis seal ekraani peal midagi juhtus või said sisse välja zoomida, või sa ei pidanud nagu Tallinna liikluses viivatakse päris tihti. Aga eks näis, jõuab ta, plaanivad nad 300 eurost hinda ja väidetavalt esimene selline omasugune assistent, ja täpselt nagu Ants, eks ole, sissejuhatus ka, et see asi nagu alguse saigi sellest, et tänapäeva autod on tegelikult nagu väga-väga rumalad ja keskmine Euroopa auto pidavalt olema lausa umbes 10 aastat vana. Nii et see aeg, millal keskmisele eurooplasele võiks jõuda see tehnoloogia, mida autosse pannakse täna, oleks muidu mingi pluss 10 aastat siis. Nii, aga läheme teise olulise tehnikaseadme üle, mis võib-olla igas elutoas Eesti inimesel on, telekas. Ja meil õnnestus ühe väga moodsa telekaga puutuda kokku sellega, et teleka seadistamine võib olla väga keeruline, nagu väidab meie kaassaatejuht Henrik. Ja mul oli üle aastate võimalus ja kohustus konfigureerida ühte äsja karbist välja tulnud uut moodsat nutitelerit ja mulle tundub, et
nutiteleri, ütleme kaasaegse teleri puhul on tegemist potentsiaalselt kõige keerulisemad sellist konfigureerimist nõudva seadmega, mida inimene saab endale koju osta, tavainimene. Mina ütlen, et seal on üks punane nupp, vajutad seda, pilt tuleb, vajutad seda, läheb kinni. No vot, aga kui sa paned korraliku raha endal teleri alla, siis mis põhiline, mis on see, et see need pildirežiime on mustmiljon. On ta mingi öko ja standard ja sport ja gaming ja movie ja siis on sõltuvalt telerist terve hulk mingisuguseid ekspertrežiime, 1, 2, 3 valge toa režiim ja pimeda toa režiim ja igal režiimil on terve hulk sõltuvalt siis teleri tootjalt mingisuguse pildiparandustehnoloogiaid ja võimalusi seal midagi sisse välja lülitada ja sättida astmest nagu 1-10 ja no päris hullud inimesed lausa ju kalibreerivad oma telereid, nii nagu kujundajad kalibreerivad oma monitore. Aga selleni võib-olla ei pea minema, aga kui sa trükid oma teleri mudeli Google'isse, siis sa leiad terved saidid on, mis on pühendatud sellele, et nad otsivad siis need parimaid pildiseadeid sulle. Ja tegelikult seda ei pea tegema, muidugi, ta näitab ju pilti, aga lihtsalt see pildi kvaliteedi vahe võrreldes sellega, et kus sa nagu võtad ta karbist välja ja hakkad kasutama või näed natukene vaeva, on hästi-hästi suur. Millest see häda tuleb, kas ma saan õigesti aru, et paljud telekad on seadistatud sellele poerežiimile, mis on nagu üliherk? Ta võib olla poerežiimis, ta võib olla sul mingis ökorežiimis, ta võib olla mingisuguses eriti erksad värvid väga ele silmale valgus režiimis, et see on jällegi sõltub tootjast, mõned tootjad on sellega tagasihoidlikumad, mõned vähem tagasihoidlikumad. Aga minul oli konkreetselt oli see, millega ma mässasin, oli LG teler ja tõesti neid võimalusi seal seda sättida ja sa näed ka seda pildi muutust ikkagi reaalselt, neid oli palju. Ma niimoodi üldistades ütleks, et kuna olles kokku puutunud siin palju kirjutanud tehnikamaailma telekadest, siis OLED telekad on tehnikamaailma laborites, mis on siis Soomes saanud tegelikult väga häid tulemusi viimasel ajal, et siin viimane test oligi just OLED telekatest, kus olid härrad väga rõõmsad, et üle hulga aja on peaaegu ideaali lähedased nagu värvi, kus ma ütlen, et värvusastmed erinevate heledustoonide juures, ehk et tavaliselt need LCD telekate suurim häda ongi see, et kui teleka heledus muutub, siis värvi koloriit nagu muutub ja need lähevad sellest nagu siis nii-öelda sellest normipõhisest raadiusest nii palju välja, et kohe on paha, sest tegelikult nagu sellisest õigest värviruumist ja midagi järgi, aga et OLED telekate puhul peaks just olema see selline nagu põhinäitaja just see, et siis näiteks punane on täpselt sama tooniga nii tumedalt, heledalt kui hästi heledalt. Et need on tegelikult nagu väga head. Ja seal on veel terve hulk on asju nagu näiteks mingisugune MPEG noise reduction, eks ole, küsimus, et mis sisend. Kas sa vaatad digiboksist tulevad pakitud pilti või sa vaatad näiteks Netflixi pilti või sa vaatad Blu-ray pealt mingit ülikvaliteetset pilti. Kui sa paned sinna mängukonsooli järgi, siis tekib küsimus selle pildi viiteajas, et kui kiiresti see asi juhtub ekraanil, mida sina oma puldiga teed. Ja neid võimalusi on tõesti nagu meeletult palju ja ma soovitan, et kellel on selline viimase, ma ütleks isegi mõne aasta jooksul ostetud teler, ma tegin eelmise teleriga, kus ma pidin minema endale koju kunagi ostsin, ma ei tea, aastaid tagasi, täpselt sama protsessi läbi, et võtke, pange oma teleri mudel Google'isse ja vaadake, mida need spetsialistid, internet on hulle täis ja vaadake, mida nad kirjutavad ja tehke need sammud läbi. Et tegelikult ütleme lihtsustatult see sama soovitus oleks, et kui te tahate oma uuest telekast, olgu see OLED või mis iganes LCD või mingi muu LED, tahate nagu head pilti saada, siis igal juhul tasub uurida, kas mingisuguseid, ma siin reklaamiks tehnika olnud teste, kus need on ka neid tulemusi avaldatud, kus ongi inimesed mõõtnud nagu üle siis või selle teleka erinevad värvi, nii-öelda need komponentide seaded, palju sa pead keerama seal mingid osavärve peale, kui see võimalus on. Et tõesti vaadata üle teleka seaded sellise pilguga, et see pilt oleks ilus ja hea. Et kui sa võtad, lühidalt see jutt kokkuvõttes ongi, kui sa võtad täna karbist välja uue teleka, siis väga lihtne on jäädagi vaatama mingit erakordset halba pilti, ilma sellest võib-olla aru saamatagi. Et see on nagu võib-olla moraalne. Ja see on selline meeldiv õhtupoolik on. Kes juba meie saadet kuulab, ma arvan, tal on põhjust seda teha, et iga inimene kindlasti seda tegema ei hakka, aga kes on asja huviline, siis te saate sellest samast telerist saate oluliselt parema pildi kätte, see on täiesti kindel. Just. Võrreldes nende tavarežiimidega. Meie saate hakkab läbi saama, mul on veel kohustus meelde tuletada, et Digitund ja muidu Kuku Raadio, meie teine saade Restart on üks väheseid selliseid saateid, mida Eestis saab kuulata Spotify'st. Nii et kes ei taha podcasti äpist, võib ka muidugi, aga võtke Spotify lahti, trükkige Digitund sisse, saate subscribe ida ja teil on üks äpp vähem, millega majandada, et igal esmaspäeval jõuab siis värske Digitund sinna, nii et Spotify kuulajate hulk muide väga ilusti kasvab nädalast nädalasse, ma vaatan statistikat. Nii et olge nagu teised, kuulake Spotify'st meie saateid.
digitund. nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa